tere kaunist päeva, head inimesed Eestis, istub Eesti rahvas televiisori ette, avab puldil number 1 alt ETV ja hakkab vaatama suusatamise maailmakarikasarja etappi. Ja läksime! Ja meie mehed hakkasid siis sõitma. Me siis kiiresti formaadiga veel üle, läbitakse 1,5 kilomeetreid ringe. Endiselt püsime sees ja väga hästi püsib ja... Hakkame minema! See on nüüd viimane tõus, siit ei ole enam väga palju järg ja siit on nüüd ainult veel laskuda vaja tagasi suusastaadionile ja... Super, kannata ära, Kuusiku poiss on ka kiiremaid samme seal raja kõrval tegemas. Tagasi 7 sekundit ja tuleb! Ja tuleb ta veel, hakkab laskumine pihta. Head sõbrad, me oleme sõitas praegu poodiumi peale. Ja mitte ainult poodiumi peale, vaid maailmakarikasarja teise koha peale. Ja see on see, miks me seda sporti vaatame ja miks väga paljud seda sporti teevad. Me sõidame vist ennast täna maailmakarika pjedestaalile. Me teeme ilusat sõitu, head fännid, need on suured hetked. Teeb midagi sellist, mida me ei ole nüüd näinud oma 10 aastat. Tuleb Eesti võistkond ja tuleb siia Pleedi mäe ülesse finississe. Palju õnne, head spordisõbrad. Me oleme teinud midagi, mis paneb meid ennast hästi tundma. Ikkagi magama minekut õhtuti millestki unistan, siis mitte midagi sellist. Ilus, super. Olen siin kinni püüdnud tänavuse Antsla suusakoondise mälestusvõistluse võitja Ken Markus Üle. Kuidas kommenteerite tänast võitu? Ja mis ma ikka, tuli ära ja selles mõttes ega niisama ei olnud mõtet siia keksima tulla, et konkurendid olid veits lahjad, aga selles tegin oma ära ja olen rahul, et vaatan kindla sihiga tulevikku ja olümpiamängudele ikka. Kas te vaatate oma tulevikku rohkem Eesti perspektiivis või olete vaadanud ka välismaa poole? Ikka ma mõtlesin Mehhiko koondisesse minna, et seal tulevikku teha, et seal on praegu suusatajates puudus. Aga kas te arvate, et see võib olla sellepärast, et Mehhikos ei ole lihtsalt lund?